Järgnevas presentatsioonis näitame siis Autodeski Infrastructure Design Suite 2013 võimalusi, täpsemalt siis AutoCAD Civil 3D ja Autodesk 3ds Max Design koostööst. Minu nimi on Ingmar Raia ning esindan firmat Vianova Systems Estonia. Järgneval slaidil on siis näha, millised tooted Infrastructure Design Suite pakettidest võib leida ja järgnevas videos on siis rõhk Infrastructure Design Suite Premium paketil, kus leiab tooted AutoCAD Civil 3D ja Autodesk 3ds Max Design. Hinnad on siin näitlikud ning pärinevad Autodeski soovituslikust hinnakirjast, et personaalse hinnapakkumise saamiseks palun võtke siis meiega ühendust. Taustal siis videod, mis sai tehtud näitefaile kasutades. Avatud Civil 3D joonises on näha koridormudel, kus on siis profiilivaade, on olemas ristlõige ning on võimalik analüüsida ka plaanilist lahendust. Civil 3Ds on võimalik vaadata joonist ka 3Ds, nii nagu ma praegu seda joonises teen. Ja on võimalik kasutada ka drive funktsiooni, mis võimaldab teil siis näiteks loodud 3D mudelit soovitud asukohas või siis ette antud piketi juures vaadata ja imiteerida ka siis liikumist näiteks T-mudelil. Kui 3Ds joonis üle vaadatud, saab siit siis Civilist tekitada export faili, millega on võimalik edasi töötada 3ds Max Design tarkvaras. Avades 3ds Max Designi ja navigeerides Civil View menüüs, otsite üles Civil 3D'st ekspordid faili ning selekteerite vajalikud objektid, mille te olete eelnevalt Civilist eksportinud, jättes välja siis mittevajalikud pinnamudeleid näiteks. Ning tehtud toimingu järel saategi 3ds Maxi loodud Civil 3D koridormudeli. Ning suhteliselt lihtsate töövahenditega on võimalik lisada nüüd siis juba siin 3ds Maxis näiteks ortofoto, mida ma ka praegu teen, valides siis vastavad funktsioonid Civil Explorer aknast, otsides üles ortofoto ja lihtsalt venitades selle siis pinnamudelile. Järgnevalt, kui ortofoto on joonisesse lisatud 3ds Maxi stseeni, lisan nüüd joonisesse ka mõned liikuvad autod. Selleks jällegi kasutan Civil View tööriistariba ning liikuvaid objekte, autosid siis lisades ma seon need ära siis Civilist eelnevalt sisse toodud alignmendiga ehk siis koridori teljega. Valides nüüd tarkvaraga kaasus olevast kataloogist siis erinevad autod, määrates ära piketi vahemiku, kus need autod liikuma hakkavad, kus pool teed nad paiknevad, teljest siis 2 meetrit näiteks paremale poole või siis vastavalt miinusmärgiga vasakule poole. Olles teinud siis need muudatused, valides Apply nuppu on võimalik siis näha neid liikuvaid masinaid juba ka mudelis. Kui esimesed autod lisatud,
siis lisan siia joonisesse ka veel mõned puud ning kaamera. Protsess iseenesest samasugune nagu ka autotee lisamine, aga erinevalt autodest puud siis seisavad paigal ning liikumiskiirust ei ole võimalik või ei ole vajalik määrata. Ning protsess sama seotud siis jällegi teeteljega. Valin kataloogist millised puud, millised põõsad ja kõige lõpuks olen lisanud siia siis ka veel kaamera, mille abil on mul võimalik siis hiljem joonises lihtsalt liikuda pikki teetelge. Ning lõpptulemusena jõuda siis ka video salvestamiseni. Kaamera lisatud, lisan nüüd ka siia joonisesse siis taeva imiteerimiseks siis ka päevavalguse. Jällegi civil view ja daylight ning olles lisanud siia siis valgustuse, lisan siis ka puhtalt antud näitena siis sümboli joonisesse, mis tähistab valgustuse olemasolu. Seejärel lisan veel ka teekattemärgised, selle jaoks samuti on Civil Views olemas vastavad töövahendid. Ja siin on nüüd võimalik siis ära määrata, kas tegemist on katkendjoonega, pidevjoonega ja kui katkendjoon, siis kui pikk peaks see joon olema ning kui pikk vahe. Ja taaskord siis tuleb see ära siduda näiteks siis telje või mõne servajoonega. See kõik on vajalik selleks, et hiljem, kui Civil 3D's mudelit muuta, siis kõik need objektid liiguvad automaatselt mudelis kaasa. Ja siin siis mõningad seadistused ja suhteliselt kerge vaevaga on ka sellised teekattemärgised meil olemas. Nüüd, kui 3ds Maxis on mudel olemas, siis on võimalik nüüd ka kohe kontrollida, mis juhtub, kui meil on soov või vajadus siis Civil 3Ds mudelit muuta. Näiteks muutes plaanilist lahendust, võib-olla siis muutes ka vertikaalset lahendust. Me näeme siis kohe ka juba Civilis, kuidas see mudel muutub. Antud näite puhul siis teekoridor tõstame selle siis kaeve situatsioonist täitesse, salvestades joonise ning uuendades nüüd siis 3ds Maxi jaoks faili. Lihtsalt see siis üle kirjutada ning peale Civilist joonise eksporti saame siis 3ds Maxis juba imporditud objekte lihtsa vaevaga uuendada. Ja käesolevas näites on ka kohe näha, kuidas see uuendus siis toimib. Teete mudelis muudatuse Civil 3D's, siis te ei pea 3ds Maxis kõike seda varem tehtud üle käima, vaid teil on võimalik kohe saada siis see muudatus siia.